Unistamine viib meid kontakti iseendaga ja dialoogi iseendaga ja see on minu arust väga oluline, sest kui sageli me üldse mõtleme sellele, et mida me päriselt oma elus tahame. Unistamine on ääretult oluline osa, sest see annab ellu tohutut positiivsust. Võib-olla lapsena, et ma unistasin, et ma olen puu otsas Tarzan või Spider-Man ja see oli omamoodi lahe asi, aga see mängulisus tegelikult lihtsalt vähe pragmaatilistemaste asjadesse. Unistamine viib meid sinna, kuhu süda on tegelikult sisimas alati tahtnud minna. Unistamine annab justkui sellise liitsihi, mille poole purjetada. Igaüks suudab seda tegelikult teha ja oma saatust läbi selle mõjutada. Kõik suured saavutused koosnevad pisikestest, aga väga õiges suunas tehtud sammudest. Ja mõni samm võib olla tegelikult ka natukene rajalt mööda. Umbes 19. sajandil olid külades sellised veidrad inimesed, kelle kohta teinekord öeldi halvasti, sest nad rääkisid, kuidas mõisad hakkavad omavahel ühendust pidama postide vahele tõmmatud traatide abil. Need ei võetud väga tõsiselt. Väga palju räägivad inimesed sellest, et tuleks eesmärke seada, aga tegelikult minu arust unistamine on samm enne seda. Aga see kõik on selle huvides, et me aina täpsemalt saaksime teada, mis meie rada on. Minu jaoks unistamine on asi, mida ei peaks tegema ühe korra ja pikaks ajaks, vaid asi, mida tasub teha sagedasti ja neid unistusi värskendada. Et maailm meie ümber muutub, miks peaks hoidma enda sihte ja tahtmisi kogu aeg ühes fikseeritud kohas. Unistused on nagu mättad seal soos, mille peal ma nagu oma elu elangi. Need on sellised nagu ehitusklotsid. Sümbioos noorusest ja naiivsest uljusest ja elukogemusest on, ma arvan, need kaks asja, mis meid kõige parema tasakaaluga kuskil suunas veerema suudavad panna. Üks Stanfordi ülikooli professor kunagi ütles sellise asja, et reaalsust ei saa käskida, et seda saab ainult võrgutada. Ja see võrgutamine ongi tegelikult see, et sul on see unistus enda jaoks olemas ja siis sa seda unistust teistega jagad. Ma loodan, et aastal 2050 on vähemalt 4% Eesti elanikest regulaarsed veredoonorid. Et siis me hoiame üksteist ja see süsteem töötab lakkamatult. Mina näen, et Eesti tulevikus peaks olema selline koht, kus noored tahavad alati tagasi tulla. See on koht, kus ma näen, et mul on kõige paremad võimalused selleks, et minu unistused ja minu soovid tegelikult täituvad. Noorte unistusi on tarvis toetada, sest mingil hetkel võtavad nad meie käest teatepulga üle. Nad saavad Eesti riigi meilt päranduseks ja sellepärast on oluline anda neile elamise julgus, õpetada noori tegema valikuid, mis on põhjendatud. Ühtsed unistused on ääretult olulised selleks, et me just saaksime oma sihi paika. Kuidas me sinna jõuame, see võib olla meil erinev. See tundub hästi nagu tavaline, aga ma loodan, et eestlased hoiavad üksteist veel rohkem ja et me ei naerata üksteisele ainult tantsu peal ja laulu peal, kus me paar päeva tunneme, et me tahaks kõiki kallistada. Pane oma unistus kirja hakkablooma.ee